2011 muusikas, isiklikult mu enda jaoks oli pigem ajas tagasiminek või rännak ajas tagasi, kus ma kuulasin hästi palju oma kunagiste lemmikuid. Ja mu enda jaoks oli see pigem sellise varajase bluusi avastamise. Aga muidu, mis 2001 uuest muusikast 2011. aastal, siis tundus, et tendents, kuna ma arvan, et ma peavoolu muusikast ei ole väga pädev rääkima, aga sellisesse nii-öelda alternatiivmuusikas siis tundus olevat tendents, kus sellisest lo-fi tegijad üritasid võimalikult pääseda suurtesse stuudiotesse ja kätt proovida seal, mis mõnel vist nagu Kurt Weillil õnnestus kohati täitsa hästi, aga iseenesest ikkagi minu jaoks olid tähtsamad need bändid, kes lindistasid oma prooviruumides või võimalikult väheste vahenditega, tegid sellist nii-öelda halba soundi. Mis võis olla mingi eriliselt hea üllatus? Kui see klassifitseerub üllatuse alla, siis ma arvan, et Eesti muusika, mis mulle väga korda läks, oli Eesti muusika jõudmine nii-öelda suurele areenile. Ja ma pean siin silmas näiteks Maria Minervat, mis võib-olla peavoolu suhtes ei ole väga suur asi, aga ma arvan, et sellises nii-öelda indie maailmas kindlasti. Aga kas oli ka mõni selline mingi asi, mida sa ootasid, kas mingi plaat siis tegelikult, et mis valmistas korraliku pettumuse? No ma ei tea, et päris sellist asja ma midagi oleks oodanud ja samas, et ma poleks ette kujutanud, milline see tuleb sellist plaati nagu ei olnudki tegelikult. Et ootasin neid asju, millest ma juba teadsin, mida nad endast kujutavad, et selles suhtes oli vist suhteliselt turvaline. Selle aasta kontsertidest ma pean kindlasti mainima Primavera festivali Barcelonas, kus loomulikult avaldasid muljet Suicide'i taastulemine, siis nooruspõlve lemmiku Galaxy 500 nägemine ja loomulikult oli Pulp kindlasti tore, aga veelgi suuremat elamust kindlasti tekitasid väiksemad asjad ja mis siin lähikonnas nähtud. Et kindlasti Martin Rev Eestis kontsept oli super ja Helsingis Silver Applesin live mehena. Ja tegelikult paljud Eesti asjad ka, mis nähtud on.